Kui sa oled üle 30 aasta vana, siis suure tõenäosusega on mitmeid riike, kus sa oled käinud läbi Tiina pargi kaamerasilma. Me viibime Karnaki templis või õieti templi. Aga sama suure tõenäosusega käivad sinu lapsed reisil hoopis nende inimestega. Need on sotsiaalmeedia reisijuhid. Kui me lähme kuhugi reisile, siis me filmime seda kõike, laeme selle enda kanalitesse üles, ehk siis nagu ülemaailmselt inimestele näidata, millist nagu fantastilist unelmate elu võib elada. Sotsiaalmeedia on täis inimeste reisivideosid. Enamikku neist vaatavad ainult sõbrad. Aga osad on seal saanud täielikeks kuulsusteks, kelle rännakuid jälgivad 100 000 inimesed üle maailma. Kõndisime San Diegos ja tänaval tuleb inimene vastu ja küsib, et kas võib meiega pilti teha, et me näeme nii stiilsed ja lahedad välja. Ja siis teeb pildi ja siis on, et oota, aga kas sa oled ju Katri Kats ja sa oled Juhani ju, ma jälgin teid. Siis on niisugune hetk, et nagu vau, et need numbrid, mida ma nagu näen kuskil sotsiaalmeedias, et need on nagu tegelikult nagu reaalsed inimesed. Eesti tuntuim reisivideote meister Juhani rändab juba 3 aastat koos elukaaslase Katriga mööda maailma ringi. See kõik sai alguse meie esimesest tripist Dominikaani Vabariiki. Kui päris algusesse minna, siis kõik algas hoopis sellest, et Juhani ei tahtnud rulaga ohtlikke trikke teha. Nii paska, ma olen nii tõesti, et ta pole robot. Ja hakkas sõitu hoopis filmima. Läks Balti filmi- ja meediakooli, lõpetas selle videoprojektiga -1 See oli -1 miljon. Sai sellega YouTube'is väga populaarseks ja siis läks reisile. Koos kaameraga. Ja elukaaslase Katriga. Kodus panid nad sellest kokku video. Hakkasid muusikat otsima, leidsid SoundCloudist üsna tundmatu saksa artisti loo, kes pakkus välja, et võiks hoopis muusikavideo teha. See oli 3 aastat tagasi. Praeguseks on seda videot vaadatud peaaegu 80 miljonit korda. Siis me saime nagu aru, et selline asi on üldse võimalik ja me võib-olla võimegi täistöökohaga hakata videosid tootma. Ja siis 1,5 aastat hiljem Kats tuli oma tavatöölt ära ja me otsustasime, et nüüd me hakkamegi täistöökohaga seda sama asja tegema. Ja sealt siis nagu tuli see esimene kick või see push, see nii-öelda nagu turvatunne, et siuke asi on võimalik, me oleme nagu midagi saavutanud. Reisivideotel on palju erinevaid stiile. Kõige rohkem on ilmselt videoid, kus inimesed lihtsalt näitavad ja kirjeldavad, mida nad reisil olles tegid. Ando otsustas, et laseb omal ühe triiksärgi valmistada ning Raivo ostis omale 2 lipsu. Aga on ka kanaleid, kus ei ole oluline mitte sihtpunkt, vaid sinna jõudmise vahend. Näiteks üks Eesti perekond kirjeldab enda rännakuid koduks ehitatud bussiga. On võimalik bussiga reisida küll. On ka selliseid reisijaid, kes kordavad ühte ja sama kaadrit maailma eri paikades. Mõned videod aga keskenduvad reisimisega seotud nippide ja näpunäidete jagamisele. Meie stiil on ka natuke võib-olla selles mõttes erinev, et me nii palju ei paku nagu reisialast informatsiooni ja mingeid nagu to-do ja tipse ja selliseid asju. Me pigem nagu näitame seda nagu ilustatud poolt. Hetkel on niimoodi välja kujunenud. Iluvideote puhul on kõige olulisem, nagu nimigi ütleb, et kõik oleks hästi ilus. Nii koht, kus filmitakse, tegelased, kes kaamera ees on ja muidugi ka see, mis neil seljas on. Kõige ilusamate kaadrite jaoks on Juhanil alati kaasas hulk tehnikat. Tavalised fotokaamerad, vee- ja seikluskaadrite jaoks GoProd ja õhukaadrite jaoks droon. Igas lokatsioonis me alati üritame 3 kaadrit teha. See on siis üldine, see on siis lähiplaan ja see on siis detailplaan. Kiirelt plaks ära ja kohe edasi ja kohe edasi ja kohe edasi. Sest see, mis me toodame, on ikkagi kiirmeedia nii-öelda, kiirsotsiaalmeedia. Kiiresti ja kvaliteetselt. Elukutselise reisijana äraelamiseks on palju erinevaid variante. Kõige lihtsam tasu on ööbimine mõnes hotellis. Vastukaubana teeb reisija enda käigust video ja jagab seda enda jälgijatega.
Veel üks võimalustest, mida kasutab ka Juhani, on käia oma raha eest reisil ära, teha ilus video valmis ja hiljem pakkuda koostööd turismifirmadele ja hotellidele. Ma võiksin Eestis elada, töötada, saaks teenida palju rohkem palka, aga ma olen valinud ikkagi hoopis mingi teise suuna, millega nii palju ei teeni, aga ma tean, et ma tahan seda teha, ma teen seda südamest, hingega ja oma parima hea meelega iga päev. Kogu aeg ärkan hommikul üles kell 6 ise niimoodi, et davai, ma tahan teada, mis elu mulle toob. Aga millest ikkagi alustada karjääri sotsiaalmeedia reisijuhina? Sul on vaja ükskõik mis kaamerat. Täna meil on telefonid, meil on nutitelefonid. Sa paned kaamera, sa paned selfie kaamera tööle ja sa räägid midagi inimlikult. Ja tegelikult niimoodi filmides ise ennast saabki. Ja nii saabki.